Ja nüüd siis selle juurde, mida ma lubasin rääkida, ehk siis see karisma, millest see koosneb või mis see on? Et mis on siis need asjad, mida me õppida saame, et mõjuda tõhusamalt, tugevamalt, säravamalt, võimsamalt? Ja ta on tegelikult ainult 3 olulist põhielementi. Üks on kohalolu, täis tähelepanuga kohalolu, sest ma olen päriselt selles olukorras, selles situatsioonis, kus ma olen. Teiseks soojus ja kolmandaks vägi või võim, ja ma ei mõtle siin mitte autoriteeti ja ametikoha võimu, vaid seda, kui hästi sa oled omaenda väega ühenduses, sest ma tunnen ennast tugevalt, et mina suudan asju mõjutada. Ja see ei nõua üldse tegelikult mingit ametikohta, eks. Turssi sinna. Aga mis on hea uudis selle juures, et inimesed on üldiselt kohal 50% ajast või 50% tähelepanuga, on see, et kui sina suudad natukene parandada oma kohaloleku oskusi, natukene, sa saad teiste ees märgata vedumaa. Natuke parandad oma kohalolu. Harjutad ära selle, et ma hakkan järkama ja jälgima ka seda, mis mu kehas toimub. Või ma hakkan jälgima seda, mis toimub teises inimeses sellel ajal, kui me suhtleme. Sa juba oled palju paremini kohal kui 99% ülejäänud inimesi. Ja huvitav on see, et kohalolu tajuvad inimesed mitte ainult füüsiliselt sinuga ühes ruumis olles, vaid ka näiteks telefonikõnes. Nad saavad aru, kui sa samal ajal teed e-maile, isegi kui see klõbistamine ei kosta. Või kui sa mõtled, kuulad inimest ja samal ajal nagu mõtled sellele, et ma pean õhtuks ostma selle lapsele peab järgi jõudma selleks. Inimesed kuulevad ära, sest see sinu reaktsioon on mõni murdosa sekundit liiga aeglane. Ei ole piisavalt ehe. Inimene kuuleb, kui sa ei ole kohal. Ja mis tunne see on, kui see, kellega sa suhtled, ei ole kohal? Olete te olnud teenindussituatsioonis, kus te saate aru, et see, kes teid teenindab, ei ole kohal? Olete, eks ju, me kõik oleme. See tunne, mis seal on eelkõige see, et ma ei ole väärt. Mina ei ole piisavalt väärt, et tema annaks mulle kogu oma tähelepanu. Ja see on selline baasiline asi, mis läheb meile pihta sellesse meie põhienesese väärtuse tundesse, et ma ei ole väärt. Enamikel meil on nii probleem sellega, et ma ei ole piisav ja ma ei ole piisavalt väärt. Ja kui keegi sinna veel nagu laksu pihta annab, ta ei anna mulle oma tähelepanu, hullult tegelikult läheb korda. Ja see on hästi oluline. Ükskõik, mis alal sa tegutsed. Ka kodus lapsega. Et kas ma nagu kuulan teda kuidas sul päev läks ja samal ajal nagu ma mõttega olen oma homses koosolekus või selles esinemises, mis mul tuleb või selle juures, et lõpuks läheks nad ometi magama, ma saaks filmi vaadatakse. Väga kurvad näited, kui nii on. Miks see siis raske on, see tähelepanu kohalhoidmine? See sama evolutsioon, see, millest ma rääkisin, see, et me oleme harjunud märkama ohtu, selle juures on ka see, et meil on kogu aeg vaja skännida ohtu. Et need tundlad on kogu aeg väljas, eks ole, et kuskil äkki miskit toimib, eks. Ja sellel on tänapäeval teine asi juurde tulnud, see pidev infovoog, see fear of missing out, kas on teile tuttav? Kindlasti on tuttav, sest te töötate noorte inimestega, eks ole. Hirm, et ma jään millestki kõrvale. See, et ma teen midagi, samal ajal tõmban Facebooki ära, vaatan Instagrami, mis toimub Twitteris, eks ole, igaks juhuks sõnumid tulevad sisse, kas WhatsApp on see, see hirm, et ma jään kõrvale. Hirm, et ma jään millestki ilma, tekitab täiendavalt sinna juurde seda, et ma ei ole kohal. Selles olukorras ma ei ole kohal, kas ma peaks olema. See soodustab seda loomupärast kalduvust. Ja mis siin siis olulist on see, et tegelikult kohalolu ei sõltu sellest, palju sul aega on. Sa oledki selles sekundis, mis parasjagu toimub. Too ennast sellesse sekundisse. See on väärtuslikum kui see mure selle pärast, mis võib hakata juhtuma või kriitika selle pärast, mis on juba toimunud. Sul on lihtsalt endal lihtsam, kui sa oled rohkem kohal. See määrab teise inimese jaoks ära tema väärtustatuse tunde ja selle tõttu see on hästi väärt harjutamist ja ma soovitan seda harjutada kohe täna. Teine komponent oli siis vägi või võim. Ja see on siis sinu eelkõige siin just see võime ümbritsevat mõjutada. Sinu usk sellesse võimesse, et minust sõltub. Ja see ei ole seotud ametikohaga, teatud ametikohtadel seda lihtsalt on nagu halona juures, eks ole, et me juhtimisest teame, et ainuüksi juhi roll annab sulle sellise aura, et teised arvavad, et sa oled targem ja osavam ja väärtuslikum, eks ju. Et seda saab enda kasuks ära kasutada. Aga vihjeid inimese väele me saame siis eelkõige tema välimusest, tema teiste reaktsioonidest talle, tema kehakeelest. Kehakeel on kõige olulisem. Ja selle juurde me ka jõuame. Soojus siis 3. komponent. Lihtsalt öeldes see on meie heatahtlikkus teiste suhtes. Et me seda hinnatakse peaaegu täielikult kehakeele järgi. Ja seda hinnatakse palju otsesemalt veel kui väekomponenti, eks. Ja miks nad siis nagu olulised on, need vägi ja soojus? On see, et kui me jällegi lähme tagasi sinna eelajaloolisse aega, kui inimesed olid ohtude kütkes, eks ole, ja elasid üksinda, kui sa kohtusid kellegiga, kellel oli korraga nii väge, ta oli tugev, kui sinu suhtes heatahtlikkust, siis see oli nagu lotovõit tollel ajal, eks ju. Sa olid kaitstud.
tugevama heatahtlikkusega kaitstud. Ja selle tõttu see jällegi nagu see läheb meie nagu kõige nende ürksemate asjade pihta. Kui keegi on, kellel on väge ja ta on samal ajal heatahtlik meie suhtes. Ja ohud on siin see, et need inimesed, kellel on väge, aga neil ei ole soojust, nad paistavad arrogantsetena ja me kõik teame neid näiteid. Me võime vaadata poliitikusse, juhtimisse, me teame inimesi, kellel on silm nähtavalt väge, aga nad ei hooli. Või vähemasti neis ei ole soojust. Ja siis teistpidi need, kellel on palju soojust, aga nad ei tunneta oma väge, nad paistavad liiga allaheitlikena, et ilmselgelt mitte midagi sellist, mida sa ühe juhi rollis või ka niisama naise või mehe rollis tahaksid endast kommunikeerida. Ja nagu ma juba ütlesin, kehakeel on olulisem kui miski muu, nii selle soojuse kui väekomponendi puhul. Ja selle tõttu ta on ka karisma jaoks olulisem või selle sära või mõju jaoks palju olulisem kui mis iganes sõnad. Ja oluline siin juures on aru saada, et see kehakeel ei hakka mitte kehast, vaid ta hakkab meelest. Me võime lugeda väga palju häid raamatuid kehakeele juhtimiseks, õppida selgeks selle, et me pöörame peopesad inimeste poole ja me ei pane käsi ja jalgu risti, kui me nendega kuuleme. Me võime need kõik asjad ära õppida. Aga tegelik see kehakeel, see kommunikeeritakse läbi mikroilmete nii kiiresti, et sa ei jõua veel neid käsi ristata või lahti ristata. Teine on juba sõnumi vastu võtnud. Ja selle tõttu sõltub kehakeel rohkem sellest, mis tegelikult on sinu sees. Kuidas sa päriselt ennast tunned? Kas sa tunned seda soojust? Kas sa tunned seda väge? Kas sa tunned, et sa oled parasjagu kohal? Ja mitte sellest, kas sa oled harjutanud ennast seisma õigesti ja naeratama õigesti. Ja seda sellepärast siis, et see kogu kehakeele sõnumite hulk on nii suur, et me ei suuda neid kõiki kontrollida. Neid mikroilmeid on, ma ei tea, miljardeid, eks ju, mis korraga sul näost läbi käivad. Ja selle tõttu me ei saa lihtsalt tahtega mõjutada seda, kuidas me mõjume. Ja me peame endale nagu meelde jätma, et kehakeel igal juhul väljendab su sisetunnet. Kui on halb päev, nohu, köha, väsimus, magamata öö, halb tulemusvestlus eest tulemas inimesega, kelle sa pead lahti laskma, see kõik mõjutab su päris sisetunnet ja seda ära petta on raske, väga raske, et mitte öelda täiesti võimatu. Ja kuna me neid mikroilmeid tajume juba 17 millisekundiga, need pisikesed asjad, mis siin silmade, nina ja suu ümber toimuvad, siis seal tekib üks asi veel juurde. Ja seda võib nimetada nagu topeltlõksu olukorraks, et sa ei saa oma päris tunnet välja näidata, sest ei ole viisakas, eks ju. Aga teistpidi, mis inimese jaoks nüüd juhtub, on see, et ta näeb sinu seda mikroilmet, ta saab alateadlikult vähemasti kätte selle su päris seisundi. Ja siis ta näeb seda sinu esitatavat ilmet, eks ju. Ja mis tekib, on see konflikt nende kahe vahel. Ja sa koheselt mõjud ebasiirana, sest sa valetad. Sa püüad oma kehakeelega valetada. Ja see paneb veel suurema põntsu, kui sa kohe näitaksid välja, et tegelikult on jamapäev. Et see ebasiiruse taju on asi, mida tasub meeles pidada. Ja mis ma selle jutuga tahan öelda, on see, et kui sinu sisemine seisund parasjagu ei ole särav, siis mingi kogus pingutust ja tahtejõudu ei pane sind mõjuma säravalt. Ehk siis oma energia tasub suunata sellele seisundi kordasaamisele kõigepealt ja siis alles muule. Mida meel usub, seda keha väljendab, on see lause, mida tasub meelde jätta.